igal paigal oma nägu, igal majal oma vaim. Meie kooli edulugu aastatega armsaks sai. Tere tulemast Uutna põhikooli 40. lennulõpuaktusele. Kuulsite just alguslidu meie koolilaulust, mille saatel tulevad peagi saali lõpetajad. Infoks nii palju, et lõpetajate filmimine ja fotografeerimine on lubatud. Õnnitlemine ja pildistamine toimub pärast aktust koolimaja siseõues. Koolilippu kannab Kaspar Uueni, teda saadavad Maarjo Pikmaa ja Jasmiin Muldmaa. Koolilaulule järgneb Eesti Vabariigi hümn. Klassis klassi lähed, tarkus koguni
külalised, armsad lõpetajad. täna, 10. juunil on see päev, mida paljud teist on pikisilmi oodanud. 12 noort inimest meie ees annavad kinnitust sellele, et tuleb avada kooliuksed ja anda neile üle luba seada sammud oma tulevikku. aga püüdke meenutada esimest koolipäeva 9 aastat tagasi. toolil jalgu kõlgutades ootasid oma aabitsa kättesaamist väikesed uudishimulikud mudilased. lasteaed oli selja taha jäänud ning uued ja huvitavad kogemused ootasid ees. kui möödunule mõelda, siis 9 aastat tagasi kogetud esimese koolipäeva põnevus ei tundugi enam nii kaugel. ja ka selle õppeaasta 1. septembri aktus oleks just nagu eile olnud. Läheme natuke ajas tagasi ja meenutame, et kooliaasta alguse kõnes rääkisin teile ajast, selle kulgemisest ja sellest, mida te selle ajaga teete. kas panete ta tööle enda kasuks või lasete ajal lihtsalt voolata, oodates, mis juhtuma hakkab. Tunnustan kõiki tänaseid lõpetajaid, kes aja enda kasuks tööle panid. erilist esiletõstmist väärivad Emily ja Tamur, kes lõpetavad põhikooli kiitusega. Emilit on tunnustatud ka Rakvere valla tubli õppuri autasuga Didrik. eraldi tunnustust väärivad ka Grete, Adele, Rainer, Artem ja Kasper, kes lõpetavad kooli 4 ja 5. President Toomas Hendrik Ilves on öelnud: õpetaja on inimene, kes kuulsa aednikuna paneb iga päev tükikese oma mõistusest ja südamest noortele kaasa. täna on meie ees noored inimesed, kellel on oma arvamus, arusaamad ja eesmärgid, aga vahel ka oma raudkindel veendumus, et õpetaja ei pruugi alati aru saada, kuidas päriselus asjad tegelikult käivad. 9 aasta jooksul olete õppinud mitmeid õppeaineid, aga sama tähtsal kohal on olnud need oskused, mida õpikust ei leia. kuidas töötada meeskonnas, kuidas lahendada erimeelsusi, kuidas pidada kinni tähtaegadest ja läbi huumoriprisma vaadates, kuidas koduse töö esitamisel vabandada nii, et õpetaja peaaegu hakkas uskuma, et koer sõi selle ära. kooliaastate sisse on mahtunud väga erinevaid asju. Huvitavaid, vähem huvitavaid, imelikke, ebameeldivaid, rõõmustavaid ja vahest ka selliseid, mille puhul mõtlesid, et nüüd oled küll õnnega koos. aga ilmselt pole teist keegi aastate jooksul kokku lugenud, mitu kontrolltööd tegite ja kui palju neist õnnestus või ebaõnnestus, aga ometi olete te täna siia jõudnud. loomulikult on teadmised tähtsad, kuid elus ei määra kõike hinded. veelgi tähtsam on see, mida sa kõrvalt õppisid. Need on uudishimukus, töökus, sõbralikkus, ausus ja oskus õppida ka siis, kui keegi selle eest hinnet ei pane. peagi ootavad teid ees uued koolid, uued õpetajad,
ja uued väljakutsed. Aga ärge kartke eksida. Kui kõik inimesed teeksid ainult täiuslikke otsuseid, oleks meil leiutisi, uusi ideid ega ka väga häid lugusid, mida hiljem sõpradele rääkida. Suur tänu teie vanematele. Jah, nemad on aidanud teha kodutöid, toonud teid õigeks ajaks kooli, kuulanud ära teie mured ja rõõmud ning ilmselt õppinud teie kõrval nende aastate jooksul nii mõnegi õppeaine uuesti selgeks. Tänan teid, õpetajad. Teie kannatlikkus, pühendumus ja usk on aidanud kujundada neid noori, kes täna kooli lõpetavad. Mõnikord võib tunduda, et õpetaja töö tulemust ei näe kohe. Kuid sellistel päevadel nagu täna on see tulemus teie ees olemas. Kallid lõpetajad, kirjanik Erich-Maria Remarque on öelnud: me vastutame selle eest, et meie õpilased ei satuks pankrotti, et kõik kogemused, mis on korjatud pärast kooliaega, ei oleks vastupidised sellele, mida on õpitud. Võtke siit kaasa teadmised ja head mälestused. Võtke kaasa õpetajate tarkused, mis võib-olla alles aastate pärast tõeliselt mõistetavaks muutuvad. Olge julged, olge uudishimulikud, jääge iseendaks. Hakkama saamine sõltub ainult sinust endast. Ja me teame, et sa oskad. Pane see kõik nüüd enda kasuks tööle. Soovime, et teie tulevik oleks täis kordaminekuid, häid inimesi ja piisavalt huumorimeelt, et ka keerulistel hetkedel edasi minna. Palju õnne teile ja soovime tuult tiibadesse Uhtna põhikooli 40. rend. Ja järgmisena saab sõna Rakvere vallavanem Maido Nõlvak. Põhikooli lõpetajad, austatud lapsevanemad, õpetajad ja külalised. See on erakordne hetk, mis teil praegu on. Jess! See on nüüd tehtud! Aplausi üldse. Oluline eluetapp teil haridusteel on nüüd lõpuks läbi saanud. Te olete lõpetanud põhikooli ning seisate uue ja põneva tee alguses. Aga mõelge hetkeks kõigele, millest olete vahepeal pidanud loobuma. Millele olete pidanud ütlema ei, et õppida, pingutada, valmistuda. Ja nüüd on aeg öelda jah. Jah nendele unistustele, mis said edasi lükatud. Jah iseendale ja oma soovidele. Aga täna, kui te koju lähete, võib-olla tuleb pidu, aga siis homme. Võtke need unistused sahtlist välja. Mõelge kõigile ideedele, mille olete endale öelnud. Kui ma põhikooli ära lõpetan, siis hakkan nendega lõpuks tegelema. See aeg ja vabadus on teil nüüd käes. Ja te olete selle auga välja teeninud. Aitäh vanematele ja õpetajatele, kes teid selle teekonna esimese suure sammuni on viinud. Me elame ajas,
kus pea kõik, millest inimene julgeb unistada, on ka teostatav. Teil on vaja ainult tahet, pühendumust ja kirge. Täna on tagasiandmise päev ja see, kui palju elult vastu saad, sõltub suuresti sellest, kui palju oled ise andnud. Anna endast parim ka edaspidi, sest haridus on vabadus. Mida haritumad me oleme, seda suuremad on meie võimalused elus paremini hakkama saada. Valida ise oma tee ja kujundada oma tulevikku. Meie vald on teie üle uhke. Teie olete meie kogukonna tulevik. Mõni teist jätkab õpinguid gümnaasiumis, mõni ametikoolis, kuid sõltumata valitud tees soovin teile julgust unistada suurelt ning visadust oma eesmärkide poole liikuda. Aga valige nii, et see tooks teieni tulevikus töö ja elu, mis paneb teil silmad särama. Elu täis vabadust ja võimalusi, nagu ütleb meie valla moto. Soovin teile imelist ja turvalist ja rõõmuderohket suve ja pidage meeles, kui olete oma eesmärgile suunatud haridusteel lõpetanud, siis Rakvere vald ootab teid alati tagasi. Ilusat pidupäeva! Loen ette Puhna põhikooli direktori käskkirja. Võttes aluseks 4. juuni õppenõukogu otsuse number 2, anda välja põhikooli lõputunnistus koos hinnete lehega ja kustutada õpilaste nimekirjast järgmised 9. klassi õpilased. Põhikooli lõpetab Loore Allas. Põhikooli lõpetab 4 ja 5-ga. Talle antakse üle kiidukiri eduka õppimise eest ja tänukaart lapsevanemale. Grete Basmanova. Põhikooli lõpetab Marin Lee Kivisalu. Põhikooli lõpetab kiitusega lõputunnistusel. Talle antakse üle Haridus- ja Teadusministeeriumi kiituskiri väga hea õppimise eest 9. klassis ja tänukaart lapsevanemale. Talle on antud Rakvere valla eduka õppuri ning aktiivse ja ettevõtliku noore tunnustusmeene Tidrik. Emily Laanemäe. Põhikooli lõpetab 4 ja 5-ga. Talle antakse üle kiidukiri eduka õppimise eest ja tänukaart lapsevanemale. Adele Mikkus.
kiitusega lõputunnistusel. Talle antakse üle Haridus- ja Teadusministeeriumi kiituskiri väga hea õppimise eest 9. klassis ja tänukaart lapsevanemale. Tamur Namm. Lõpetab 4 ja 5. Talle antakse üle kiidukiri eduka õppimise eest ja tänukaart lapsevanemale. Rainer Nõlvak. Lõpetab 4 ja 5. Talle antakse üle kiidukiri eduka õppimise eest ja tänukaart lapsevanemale. Artem Ostrovetlik. Lõpetab Aaron Põder. Lõpetab 4 ja 5. Talle antakse üle kiidukiri eduka õppimise eest ja tänukaart lapsevanemale. Kasper Taal. Lõpetab Eleanor Maria Vahesalu. Lõpetab Iiris Valk. Klassijuhataja oli Evelin Teppo. Klassi esimene klassijuhataja Malle Tiinas. Klassi teine klassijuhataja Merje Kalli.
enne kui saavad sõna klassijuhataja, lapsevanemad ja lõpetajad, minu poolt kinnituseks teile üks klaveri, palun. kes juhendas teid siis, kui nii mõnegi kooli mõttel ja kui suurem kui teid see. Ja teie teine klassijuhataja, õpetaja Merje Kallik, kes kohtus teiega siis, kui teis energiat ja uudishimu oli rohkem kui koolimajas istik pesi. Ohoo, täna tuleb tore päev. Enda ümber sõpru näen. Tere sõber, tere, tere. Koos on meie klassipere. Aasta oli 2017 ja mina alustasin teiega oma esimest klassijuhataja tundi. Kas mäletad? Ei, aga lubage, kallid õpetajad, et teen väikese tagasipõike meie koos veedetud koolipäevadesse. Kas mäletad, kui lasteaia selja taha jätsid ja kooliuks sul rõõmsalt avanes, siis aabitsaga tutvust sobitasid ja hea lapsena said õpetajad pai. Mäletan teie esimesi koolipäevi. Oli ärevust, natuke uudishimu ja palju küsimusi. Mõni päris, millal tuleb vahetund, et saaks mängida. Mõni tundis huvi, miks peab lugemist õppima ja ilusaid tähti kirjutama. Või miks on vaja tekstiülesandeid lahendada või hoopiski miks pean õppima korrutustabelit, kui on olemas kalkulaator? Ja mõni teadis juba esimesel päeval täpselt, kuidas kogu klassi tähelepanu endale saada. 4 aastat möödus kiirelt. Tegevusi oli palju
lisaks tavapärasele õppetööle toimusid klassivälised üritused, klassiõhtud ja väljasõidud. Näiteks mäletad seda imelist rattamatka Emili koju? Või siis see orienteerimismäng Käsmu metsade vahel, kus nii mõnigi arvas, et õpetaja tahtis teid ära eksitada. Aga õnneks jõudsite kõik metsast tagasi ja olite enda üle ääretult uhked. Meelde on jäänud meie ühine koos veedetud aeg Rakvere bowlingus, kus tõdesin, et olete tublid, targad, kohusetundlikud ja nutikad lapsed. Kõike seda oli vaja, et õpiksite palju enamat kui lihtsalt lugemist, kirjutamist ja arvutamist. Te saite sõpradeks, õppisite teisi märkama, vajadusel abistama ja lohutama. Saite teada, et eksimine ei ole läbikukkumine, vaid osa õppimisest. Olen õnnelik, et sain olla teie õpetaja. Aitäh! Tere, armsad lõpetajad! Mina sain teie klassi endale ajal, mil lapsepõlv hakkas vaikselt nooruki jaoks muutuma. Kui algklassides kuulati õpetajat enamasti üsna tähelepanelikult, siis minu ajal hakkas üha sagedamini kõlama küsimus, aga miks? Ja ausalt öeldes oli see väga hea küsimus. Huvijuhina nägin teid laval üritustel, ekskursioonidel, koolipidudel. Koorijuhina tuli vahel võidelda küsimusega, kas ma pean. Kehalise kasvatuse õpetajana nägin teid võistlemas, pingutamas, vahel võitmas, vahel ka kaotamas. Sport õpetab midagi väga olulist. Alati ei võida see, kes on kõige tugevam. Sageli jõuab kaugemale see, kes ei anna alla. Seda omadust olen teie juurest palju näinud. Te oskasite kaasa lüüa, ideid pakkuda, vaielda, nalja teha ja vajadusel kokku hoida. Teie klassis oli alati energiat. Mõnikord isegi rohkem, kui õpetajatel oleks vaja olla. Aga mulle see sobis. Ega ma ise just ka kõige energiavaesem inimene ei ole. Mõned väikesed lausenopped, mis mulle igaühe juures esimesele mõeldes meelde tulid, kas tunnete ära? Fenomenaalne mõte enda nime asemel kirjutada Elron. Kuidas on võimalik, et nii väikesed sõrmed liiguvad klaveriklappidel nii kiiresti Türgi marssi mängides? Palju meil veel sõita on? Mis? 5 kilomeetrit? Mina enam ei tea. Aga koos jõudsin. Ma olen ka kalamees, käisin augi püüdmas. See eelküpsetatud ribi on nii maitsev, kui ära grillida. Muide oli ka. Ja mis sinu pükstega juhtus? Me mängisime poistega Taani dogisi. Taani dogid rebisid su püksid lõhki ja pritsisid su märjaks. Ei, mina olin mängul puu. Oi poiss, vaata kui võtan rihma ja selle väikese lause eest maakonna parim meesnäitleja või poissnäitleja titel. Aega on, ei ole ju selle asjaga kiiret, küll jõuab, lihtsalt ei taha praegu. Juhtunud midagi, jõudsin. Ja need pisarad olid kerged tulema. Imeline julgus teistest erineda. Ei huvita, mida teised arvavad.
laiali on ja vedelevad, pange ometi korda. Kas tuli tuttav ette? Täna soovin teile kaasa julgust proovida uusi asju, unistada suurelt, ärge kartke eksida ja vigu teha. Igadest just õpitakse, et teist korda sama reha otsa ei astu. Head lõpetajad, minu kord teid juhendada algas siis, kui ees oli põhikooli võib-olla kõige raskem, ent samas ka põnevam aeg. Matemaatikaõpetajana püüdsin ma teile selgeks teha, et kõige tähtsam ei ole lõpplahendus, vaid lahenduskäik. Nii on ka elus. Tunnistused, teie hinded ja eksamitulemused on olulised. Kuid veel olulisem on see, mida te olete õppinud inimestena. Oskus märgata, hoolida, pingutada, eksida ja siis uuesti proovida. Täna te olete jõudnud ühe väga olulise verstapostini, põhikooli lõpetamiseni. Teid ootavad ees uued valikud, uued kaaslased ja uued väljakutsed. Aga enne kui te teile asute, lubage, ma vaatan teid veel viimast korda matemaatikaõpetaja pilguga, teist igaühte eraldi. Aaron, sina oled nagu ruutvõrrand. Sinus võib peidus olla rohkem kui üks lahend ja sa võid üllatada oma mitmekülgsusega. Marile, oled kui hüperbool, mõnikord keeruline mõista, kuid samas alati huvitav ja eristuv. Rainer, oled nagu üks liige, selge, konkreetne ja usaldusväärne, ilma liigse keerutamiseta. Iiris, sina oled sellest hulkliige. Sinus on palju erinevaid omadusi ja andeid, mis kokku moodustavad huvitava terviku. Eleanor, sina oled nagu parapool. Sul on olnud oma tõusud ja langused, aga sa oled leidnud alati oma tee. Loore, sa oled nagu negatiivse arvu ruut, alati positiivne. Adele, sina oled nagu võrrandi normaalkuju. Hindad korda ja selgust, sinu jaoks peab kõik alati loogiliselt paigas olema. Tammur, oled nagu sirgjoon, otsekohene ja aus, liigud kindlalt ja kõrvalepõigeteta oma teed. Kasper, oled nagu haripunkt. Sul on omad hetked, kus tõused esile ja näitad oma parimat poolt. Artem, sina oled kui absoluutväärtus. Sinus peitub kindel ja positiivne tuum, olukorrast olenemata. Grete, oled kui reaalarvude hulk, mitmekülgne ja laia ulatusega. Sinus leidub nii lihtsust kui ka sügavust. Ja Emily, sina oled nagu naturaalaarv. Lihtne, selge ja usaldusväärne. Sinuga saab alati arvestada ning sa liigud kindlalt edasi. Kui ma peaksin teile kaasa andma ühe matemaatilise mõtte, siis oleks see järgmine. Ärge kartke keerulisi ülesandeid. Just need kõige raskemad ülesanded õpetavad kõige rohkem. Kallid õpetajad, täna ei saada me teile enam lapsi, vaid noori, toredaid inimesi, kelle ees on avatud võimaluste maailm. Hoidke oma sõpru, austage oma peret, uskuge endasse ka siis, kui kõik vastused pole veel teada. Ja kui elu esitab teile mõne keerulise ülesande, siis pidage meeles, te olete juba ühe keerulise ülesande edukalt lahendanud, lõpetanud põhikooli.
ilmselt on ka pärast. Palun lapsevanemad. armsad noored, hea koolipere ja teised saalis liiged. täna on üks väga eriline päev. taas on Uhtna koolis üks lend valmis maailma vallutanud. mõni teist läheb edasi gümnaasiumisse, mõni ametikooli. ja mõni võib-olla unistab juba maailma avastamisest. ja kuigi elu viib teid eri suundadesse, jääb see armas koolimaja kohaks, kus kõik algas. siin õpiti lugema, kirjutama, sõpru leidma ja vahel ka seda, et kodutööde tegemine viimasel õhtul ei ole alati kõige parem strateegia. vanematena teame hästi, et kasvamine pole ainult laste teekond. ka meie oleme õppinud näiteks seda, et stuudiumi võib südame kiiremini põksuma panna kui mõni kõnelusfilm. oleme õppinud, et sõnad, mul on kõik õpitud, ei pruugi tähendada alati sama asja, mida meie arvame. suur tänu õpetajatele. Teil on olnud kannatlikkust, hoolivust ja oskust näha igas noores midagi erilist. Te olete õpetanud palju enamat kui lihtsaid õppeaineid. olete aidanud noortel uskuda iseendasse, leidma oma tugevused ja mõistma, et vigade tegemine ei ole läbikukkumine, vaid osa õppimisest. just teie olete näinud neid noori unistel esmaspäevadel, energilistel kevadpäevadel ja ka nendel hetkedel, kui tundus, et matemaatika on siiski inimkonna suurim mõistatus. kallid õpetajad, ärge kartke eksida. kõige huvitavamad lood algavad sageli just siis, kui kõik ei lähe päris plaani järgi. küsige küsimusi, proovige uusi asju, unistage suuremalt. ja kui vahel tundub, et tee on segane, siis pidage meeles. isegi GPS ütleb mõnikord rahulikult. arvutan marsruuti ümber. hoidke alles oma headust, huumorimeelt ja oskust märgata teisi inimesi. Need omadused viivad teid elus palju kaugemale kui ükski hinne tunnistusel. aga nüüd, armsad noored, avage tiivad, lennake julgelt, kandke Uhtna kooli vaimu endaga kaasa. ilusat suve! sõna on õpetajatel. kallid õpetajad, lapsevanemad ja saalis viibijad. täna on lõpuks käes päev, kus üks suur peatükk meie elust saab läbi. Nende aastate jooksul õppisime palju, aga eriti hästi õppisime me tundma oma õpetajaid. kui klass oli täiesti vait, ütles õpetaja Evelin meile vaikus eetris ning küsimus lõi jälle ringile. tähendas tavaliselt seda, et keegi meist ei tahtnud vastata. kui me teda kohusetundlikult püsti seistes klassis ootasime, ütles ta sisse astudes, seisate jälle valve seisakul. siiski oli tal meisse alati usku ning saime selgeks, et ei pea kartma vastuseid välja öelda, sest enamasti olid need õiged tänu tema imelisele õpetamisele. ilmivaatlus tunnid õpetaja Enega olid nagu päikslised päevad Eesti suvel, haruldased, aga väga hinnatud.
ning tunni lõpus tulnud ülesanded, mida kodus jõuab teha küll, jäävad meil ilmselt veel pikaks ajaks kummitama. õpetaja Pirje oli kogu aeg rõõmus ja energiline ning tegi tunnid eriti meeldejäävaks. ta leiutas alati meile mõne põneva tegevuse, millega oli lihtsam teemat meelde jätta. õpetaja Pirje sügav ohe peale seda, kui ta meilt küsis, millest happed koosnevad, ütles tihti rohkem kui 1000 sõna. Kuid nüüd võime südame rahustada öelda, et happed koosnevad vesinikust ja happejäägist. õpetaja Sirje, hea tuju ja tabavad naljad tegi kooli hommikud natukenegi kergemaks ja lõbusamaks. õpetaja Kairi jäi alati rahulikuks ja vastas isegi meie kõige kummalisematele küsimustele kannatlikult. õpetaja Malle oli meie esimene klassijuhataja, kes hoolitses meie eest nii hästi, et lõikas isegi sööklas lihatükkideks, ning sellega ta ilmselt meid ka ära hiljitas. Temaga koos muutus tähtede veerimine soravaks lugemiseks ja kõver käekiri meistriteoseks. õpetaja Kadri tunnid olid täis naeru ning lisaks suurepärasele joonistususkusele suutis ta ka alati tuju heaks teha. õpetaja Merje on inimene, kes oli alati heas tujus ja valmis uuteks seiklusteks ning matkadeks. Temaga sai rääkida kui sõbrannaga, see tekitas meis soojust ja kindlust. õpetaja Elina tõi meile alati oma reisidel kommi ja oli väga vastutulelik. tema lauluring leidis ka meie südames armastust nii klassikalise kui ka popmuusika vastu. õpetaja Merle jäi meile meelde soojuse ja hoolivusega ning need ühised teejoomised olid alati eriti mõnusad. õpetaja Maili oma liikumispäevikutega meile armu ei andnud, aga samas polnud teda kunagi võimalik näha väsinuna, alati energiat täis. tänu õpetaja Jaanikale teame, et inimese kehas on üle 200 luu, millest vähemalt pooled hakkasid valutama siis, kui ta teatas tunnikontrollist. samas oli ta popp ja noortepärane, mille poolest meile väga meeldis. kui õpetaja Rimma kitarri välja võttis ning meiega laulma hakkas, läks kõigil kohe tuju paremaks ning tema siinne mjätsik, millega tunnis mängitud sai, jääb meile väga pikaks ajaks meelde. õpetaja Margit, meie armas Maku, on inimene, kes tahtis alati teada kõiki meie salajutte ja kõige uuemaid slänge. õpetaja Veiko tunnid olid alati täis meisterdamist, tööriistude hääli ja vahel ka väikest paanikat, kui keegi jälle midagi valesti mõõtis. aga tänu temale teame nüüd vähemalt seda, et 9 korda mõõda, 1 kord lõika ei olnud lihtsalt vanasõna. õpetaja Riina õpetas meile käsitööd ja kodundust ning tema tundides valmis kõike alates küpsetistest kuni veidi viltuste õhtusteni. aga kõige tähtsam, ta õpetas meile, et alati ei pea kõik ideaalne olema, peaasi, et tehtud saab. õpetaja Monika tunnis oli rütmika alati päeva tipphetk ja kui midagi tundus raske, tuli klassikaline. Tutume peale tunde, õpetajal peab ka lõbus olema. ning muidugi ka Koisi-Vorne Tenni teeli. õpetaja Riti oli alati väga südamlik ja armas. tema jaoks ei olnud tähtis, et meie maalid oleks ideaalsed, vaid luges meie mõte nende taga. aitäh teile kõigile, mitte ainult teadmiste, vaid ka hoolivuse, huumori ja kannatlikkuse eest. Te olete muutnud meie kooliaja eriliseks ning andnud meile mälestused, mida meenutame veel väga kaua. samuti täname meie lapsevanemaid, et te meid toetasite ja vajadusel tagant lükkasite. Meiepoolne tänu kõikidele õpetajatele ja koolitöötajatele ootab õpetajate toas. Kuid praegu kutsume siia ette oma klassijuhatajad, kellele soovime avaldada pisut erilisemat tänu. õpetaja Malle, õpetaja Merje ja õpetaja Evelin.
olen siis kodutütarde esindajana siin ja just. Ja tegelikult ma tean, et kogu teie lend on selline aktiivne ja tegelevad erinevate põnevate aladega, aga tegelikult siin koos Meelisega tahame täna esile tõsta kodutütride noorkotkad, et küll teist sõltumatutel põhjustel Loore ja Iris ei tegutse teie rühm enam, aga ma olen väga tänulikud, et olete oma aega panustanud ja ma loodan, et need oskused ja teadmised, mis te kodutütardena kaasa saite, et te kannate neid edasi ja siis isamaa armastus ja kool jätkub teis. Palju õnne teile! Need olid read koolilaulu viimasest salmist. Koos teiega on saanud Uhtna põhikooli lõputunnistuse 419 õpilast ja teist on saanud Uhtna põhikooli vilistlased. Palume publikul püsti tõusta Uhtna põhikooli 40. lennu väljasaatmiseks. Seejärel olime koolisise hoovis õnnitlusteks ja vilistamiseks.